Photo Eraser on selline rakendus, mis võimaldab meil eemaldada oma fotodelt häirivaid objekte, nagu näiteks siin näidatud vanu sõbrannasid näiteks. Vaatame, kuidas see toimib. Selleks leiame enda piltide seast mingisuguse foto ja seda fotot saab siis kohe väiksemaks ja suuremaks teha. Ja siin on näiteks siin serva peal üks mossis poiss, keda me siis näitlikustamise eesmärgil proovime siit kaotada. Selleks tuleb esmalt see objekt ära märkida. Märkimiseks on siin pintsli tööriist siin allpool ja lasso tööriist. Võtan siit pintsli tööriista ja natukene muudan seda pintsli otsa väiksemaks ja siis üsna niimoodi rohmakalt märgin selle objekti piirjooned ära ja värvin kogu selle objekti siis selle punase värviga. Ja nii kui ma nüüd lahti lasen selle, nii ta hakkab kohe seda pilti töötlema. Aga üks väikene puude ekraanile, et ta ei töötle enam seda pilti ja ma saan siin täpsemalt seda enda valikut, mis alguses rohmakalt oli tehtud, nüüd muuta. Ja just siit lillepõõsa juurest ma püüan hästi täpselt selle objekti piirjooned ära märkida, et ta ei klooniks mulle siia objekti taustale neid punaseid lilli nii palju. Ja jälle pintslitööriistaga siit. Nii. Siit proovin. Ja natukene kustukummi jälle. Siit oleks hästi täpne see asi. Ja võib-olla siia, kus on see taust ühetoonilisem, et siit ma natukene seda valikut siis suurendan. No nii, laseme rakendusel pilti töödelda ja vaatame siis, et kuidas ta saab hakkama selle objekti kohale selle tausta genereerimisega. Taustal toimuvad metsikud arvutused, fototöötlus käib ja meil läheb natukene aega. Üldiselt võib juba öelda, et see on siiski sekundite küsimus. Et selle pildi töötlemisega läheb siin umbes võib-olla 30 sekundit aega. Nii, ja ongi foto töödeldud. Me näeme, et tegelikult arvestades sellega, et siinpool oli üks suur põõsas, lillepõõsas, ja nii, et siinpool oli üks suur lillepõõsas ja siinpool ainult oli siis selline hea ühetooniline taust, et see programm on teinud päris head tööd, aga kui ma nüüd veel tahan, et siin on mingid artefaktid ja võib-olla siit natukene, et siis ma võin seda töötlust veel siin natukene peenhäälestada ja parandada, et see silma nii palju ei häiriks, et see artefakt sai nüüd ära võetud, siis üks tõmme siia äkki parandaks asja, no võib-olla veidi tõesti. Ja kui ma nüüd selle pildi äkki siit veel, vist läks paremaks. Ja kui ma nüüd selle pildi väiksemaks tõmban, ja siis siin on selline nupp nagu compare, ehk siis võrdle. Siia klikkides siis ma saan selle posi tagasi panna ja tegelikult on näha, et justkui imeväel on see siit pildi pealt kaotatud. Ja kui ma nüüd seda pilti vaataksin nii, et ma ei tea, et siin keegi oleks, et ega ma siis esimese hooga aru ei saa, et siin midagi muudetud on. Tuleb kindlasti ära märkida, et see pilt oli üsna raske katsumus sellise programmi jaoks, kuna sellised programmid töötavad väga hästi selliste objektide puhul, millel on võimalikult ühetooniline taust. Siin aga oli ühel pool see lillepõõsas, nii et see tegi programmi jaoks asja väga palju raskemaks. Aga nagu näha sai see siiski minu meelest väga hästi hakkama. Siit edasi saab seda pilti siis kas salvestada või jagada. Photo Eraser rakendus ei ole päris tasuta. Samas ei ole see ka mingi kalli hinnaga. App Store'is peaks see maksma alla €1.